lähen maailma rändama, siis sulle seda ei ütle ma, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Leidub teid ja leidub maid ja leidub sinust paremaid ning polegi sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Vastu peiareid, vaid mööda minnes mina seiran neid. Ütleme, see on nagu põllumajandusmaastik ja siin ütleme see roheline metsaala. Et siin siis natuke ikka on elu. Ütleme, küla on ikkagi saare keskel koos, et vana Rootsi-aegne Sumbküla, et see muuseumi juhataja kindlasti räägib teile. Tore lugu. Oleme ma ei tea isegi Ruhnu saarel. Kõigepealt küsin, et kui palju te üldse Ruhnust teate? Midagi ei tea. Vaatan seina peal jah, aga ma joonistan maha. Et me oleme praegu selle koha peal. Ja siis ütleme, see osa on siis kiriku ja kroonu oma, tähendab riigimetskond, siis 60% ümberringi siis enam-vähem kuulub siis inimestele, kes olid rootslased, kes on ka praegu, nad said oma maad tagasi ja ainult 10% või 11% kuulub siis inimestele, kes siin tegelikult aastaringselt elavad peal. Saare peal elab kuskil 58–62 inimest, see sõltub nüüd koolist, tähendab, kuidas koolis on õpetajaid ja õpilasi ja enamus sissetulekud tulevad siis riigi poolt praegu. See on selleks praegu kõige lihtsam sissejuhatus teile. Me liigume sinna poole ja siis näeme vaikselt ajalukku. Ja kõigepealt siis on muuseum ja pärast on mõlemad kirikud. Käime sealt läbi, kirikuõpetaja on kokku lepitud, teeb tunni aja pärast uksed lahti. Käib jutluse ka või? Ta on Eesti vanim, tähendab, ta on selles mõttes, et vanim kirikuõpetaja, ta on vist 84 aastat. Ja vanasti ta tegi Ari Rein, jah? Tule. Ta elab siis seal? Ei, ta ei ela seal. Ta elab kiriku kõrval ikka, aga jah, tähendab, ta teeb jutlusega siis, kui mitte kedagi ei ole. Tähendab, tema on selline, kes räägib inglitega. Tast on mitu filmi vist tehtud, sakslased tegid ja siis... Aga muidu ta jumalateenistusi on teil iga pühapäev või? Vanasti ta tegi absoluutselt iga päev. Iga päev. Tähendab, ka iga tööpäev tegi, aga nüüd teeb ainult laupäeviti ja pühapäeviti. Ja laupäeval kella 6 on vanas kirikus, pühapäeval kell 12 on suur jumalateenistus. Et minul oli temaga nagu selline isiklik kokku, tähendab, ma olen taga rohkem kokku saanud, aga ma otsisin ükskord külaseppadega ja käisin vaatamas hommikul kirikus talvisel ajal ja piilusin ukse vahelt sisse, tähendab, ma mõtlesin, et külasepp on seal, ta pidi midagi sinna remontima, tähendab, ustega midagi seal ja piilun ukse vahelt sisse ja mitte kedagi ei ole seal. Aga kirikuõpetaja räägib ja laulab ja teeb kõik asjad, saal on jumala tühi, tähendab saal, ütleme see kirik on jumala tühi. Ja ma unustasin selle ära ja kuskil pool aastat hiljem, siis mul tuli meelde, ma küsisin, et aga miks te teete sellist asja, kui mitte kedagi ei ole. Et miks te peate seda jumala sõna? Ja ta vaatas mulle otsa ja ütles nõnda, aga jumal nägi, et sa piilusid ukse vahel. Et kui Kihnus on olemas vene õigeusk on peal, tähendab Ruhnu saare peal 1855, nad läksid oma kirikuõpetajaga tülli siin koha peal ruhnurootslasest inimesega ja siis juba tuli koha peale ka venelane, kes hakkas õppima siis rootsi keelt, et rootsi keeles siis jutlust pidada, aga ruhlased leppisid ennem rootslasega uuesti ära, nii et see venelane läks minema. Et see on ainuke saar, kus kohta õigeusk ei ole nagu jõudnud. Meil ei ole saare peal perearsti. Kui on mingid lihtsamad tõved, et inimene lihtsalt voodis või nii ja naa, tähendab, iga pere saab ise hakkama. Me oleme sellega harjunud, aga kui on ikkagi mingisugune luumurd või mingi konkreetne asi, siis Tallinnast tuleb kopter. Ta ei lähe siia Lätimaale, ta ei lähe Saaremaale, vaid ta läheb uuesti Mustamäele lastehaigla taha tagasi. Ja vanasti olid siis 3 inimest, kes võisid selle peast endale vastutuse nagu võtta, see oli siis vallavanem, piirivalveülem ja perearst, perearsti meil praegu pole, ja kui need 2 inimest nüüd siis piirivalveülem ja vallavanem eksivad, siis nad peavad selle omast taskust nagu kinni
maksma. Nii et parem olgu kont väljas kui kont sees. 7-8 aastat tagasi oli meil veel nõnda, et õhtul kell 11 võeti nagu elekter ära. Lihtsalt ei jätkunud nii palju seda kütet. Ja siis oli ka lapsi rohkem. Aga praegu vaadatakse ööseti siis televisiooni, ma ei tea, mida iganes, et lapsi on vähem. Et meie Ruhnu lapsed on võitnud nii palju olümpiaadisid, tähendab, mis on need koolide vahel seal tehakse, tähendab. Et jah, ja niipea kui ilm on ilus, kolitakse kohe sealt sellest koolimajast välja, minnakse loodusesse, tehakse seal matemaatikat, loodust, kõik asju. Et ja siin ei ole ka kuskile põgeneda lastel. Et siin ja nad ei saa ei suitsu, nad ei saa alkoholi, nad ei saa kuskile ära kaduda. Teinekord on selline situatsioon lausa, et ema õpetab oma poega. Et midagi ei ole teha. Kuhu edasi õppima? Mandrile. No tavaliselt minnakse sinna, kus kohas vanavanemad on, tähendab, kas on Tartus, Pärnus või Saaremaal või kuskil seal. Ja meie lapsed on kihved. Vastavalt looduslikule tingimustele olid siis risti. Aga elati siis seal, kus kohas on see kõige madalam ots. Seal, selle kandi peal. Lõunapoolses otsas. Ei, praegu ei ole. Ja seal oli siis elutuba. Sealt, kus hakkab katus kerkima, seal oli siis selline lahtine tulekolle. Vaata, ruhmlased ei teadnud, mis asi on korsten. Ja siis juhiti elutoa ahi, mis oli igamene juhke ja kihvt, aga juhiti kõrval tuppa. Et jah, suits, jah. Ja sealt, kus läheb nüüd kõrgemaks, selle harja peal tegelikult oli siis vanasti suur ülgenahk, mis lükati siis aeg-ajalt üles. Toss lasti välja lihtsalt. Ja pandi uuesti kinni. Sealt, kus on siis kase taga, tähendab, mis me praegu näeme, seal oli siis vankrikuur ja viimane ots oli siis põhu ja heina puur. Nii et kui põhja tuleb puusid, tähendab, püüdis kõik selle kinni ja see, ütleme, pereelama oli seal kõige otsas. Nemad ei teadnud, mis asi on vundamenti nad ei kasutanud, olid lihtsalt lahtised kivid seal elutoa otsas. Nad ei teadnud, mis asi on sarikapenn. Sarikapenn tähendab seda. Spetsiaalsete tappidega istusid lihtsalt üleval peal. Ja kusjuures see on veel väikse küüruga maja, et nende vanade gravüüride ja fotode peal, esimesed fotod on tehtud 1907 ja esimene film on 1912 tehtud, on nõnda, et see ots on veel madalam ja läheb veel kõrgemaks. On ikka päris suure küüruga need asjad olnud. Ja selles mõttes ta on praegu ka Eesti aladel, vähemalt Eesti aladel, ta on ainulaadne. Muuseum peaks kunagi sinna ümber kolima, aga Jänes võttis selle vastu, tähendab Laine Jänes, aga rahasid peale ei tulnud. Ja see on nüüd veninud kokku peaaegu 10 aastat. Tähendab, et me oleme siiamaani võt selles pisikeses majas. Et lähme liigume sinna väikses majja. See periood 1930, nad tegelikult ehitasid endale kõrvale siia uue elumaja. Ja siin on lihtsalt tudengid on teinud visioonis, et oli korsten, tegelikult korsten peal. Astuge palun sisse. Nüüd ongi sellest möödas 10 aastat, kui siin käis selline inimene puhkamas, nagu on Aivar Priiska. Ma ei tea, kas see nimi ütleb teile midagi. Eesti parim arheoloog, tähendab Tartu Ülikooli õppejõud ja nii on edasi. Ja Helsingi ülikoolist, ma ei tea, kus kohast tegi midagi veel seal. Ja nemad käisid siin puhkamas ja leidsid meie teede pealt, tähendab, leidsid sellised lõhutud kivikildused. Ja arheoloogid on üldiselt seisukohal, et loodus ei lõhu, vaid pigem ümardab asju. Aga need on lõhutud. Nad tulid siia järgmine aasta tagasi, 20 üliõpilast oli kaasas ja nad leidsid selle saare pealt 6 kohta, need loodustatud kohad. Ja nüüd on juba 7 leitud ja nad tulevad järgmine aasta veel tagasi Helsingi avatud ülikooliga siia. Et leidsid ja tegid siis oma need proovid ära seal ja avastati seda, et need on tehtud siis inimese kätega siis 5-6 tuhat aastat enne meie aega. Siiamaani oli Ruhnu vanuseks pandud 4000 aastat. Ta oli kinnine tsoon, Vene ajal piiritsoon, väga põhjalikult uuriti Kihnut ja siis Ruhnu pandi Kihnuga nagu ühte patta nagu sinna. Ja tegelikult leiti hiljem, et Ruhnu on tunduvalt vanem. Siin on ka näha, et me oleme ära parandanud 4000 aastat, muutus 2 nädalaga 9000 aastat. Et uued andmed tulid. Esimest korda mainiti siis saart 1341, see oli siis Kuramaa piiskop Johannes, kes kirjutas sellise kirja.
seal üleval on see saarel ja kõnelevad rootsi keelt, need inimesed võivad elada ja vallata oma vara vastavalt Rootsi õigustele ja seadustele. See oli väga suur privileeg tol ajal, sest kui mujal mandril oli, ütleme orjus peal, siis nemad olid ainult maksumaksjad, täpselt nagu me tänapäeval. Maksid oma maksud ära, aga nad olid vabad. Vastavalt Rootsi õigustele ja seadustele. Esimene kaart joonistati siis 1627, see oli siis Rootsi kuninga inspektor Olaf Holgersson. 1644 alustas tööd siis meie Vanapuu kirik ja sellest me räägime seal. Legendi järgi sai ta nime siis esimese seal ristitud lapse järgi, aga me räägime sellest kirikutest, me läheme kirikutesse ka. Nüüd 1676, 1677 saar rüüstati mereröövlite poolt. Tol ajal ei teatud, kes nad olid siin. Teatakse seda, et nad tulid siia, mingisugused võõrad mehed, nad võtsid ära kõik lõhutud puud, kõik kuivatatud kala, viisid minema, ühtegi inimest maha ei löödud ja praegusest me teame, et nad olid poolakad, kes tol ajal siis rüüstasid Kuramaad ja tulid oma rüüstiretkega siis siia Ruhnul nagu välja. 1682 võeti kasutusele kirikuraamat, see on vale, kirikuraamat oli ka ennem olemas. Aga selles kirikuraamatus, alates sellest Rootsi õigusest, nad olid ju maksumaksjad, olid maksukogumise raamatud, maksukoguja oli, tähendab, ütleme, nii ja edasi. Aga see raamat hakkab pihta sellise tekstiga, et kuna maksukoguja naine läks oma maksukogujast mehega tülli, jõi ennast täis, tahtis mehele kätte maksta hirmsasti, ta põletas need raamatud ära ahjus. Nii et kogu eelnev informatsioon nendes korstnasse, või ütleme, põles ära ja nüüd hakati kirikus siis kirjutama seda raamatusse siis peale surmade sündide ja abiellumistega muid andmeid, olulisi andmeid tähendab. Et sellest ajast läheb ajalugu tsipa täpsemaks. 1710 Põhjasõja ajal siis siia tulid Peeter esimese väed sisse, on toimunud teadaolevalt ainukene lahing, mis on Ruhnus üldse toimunud ja selle lahingu käigus hukkus siis 3 Rootsi sõdurit ja 1 leitnant. Venelased muidugi võitsid selle lahingu, aga nad tõid endaga saarele ka siis mandrilt Katku. Ja ongi, et septembrikuus hukkus läbi Katku 213 kohalikku inimest, elame siis 80. Aga rootslased ütlesid, et piirid ei ole paigas, maksud on liiga suured ja nii ja naa edasi, aga soovitati minna Eesti poole. Peamine sissetulekuallikas hüljes oli põhja pool, Eesti pool. Kui seal käidigi neid hülgeid küttimas, siis sageli kositi ka naisi. Mehed võisid naisi tuua, aga naised mehi mitte. Selline seadus oli, muideks. Ja sellega on selline, et on teada 2 fakti, kus kohas noored siis ilma kiriku loata ja vanemate nõusolekuta siis said käima peale omavahel ja mõlemal korral pandi siis noored ilusti paati, tassiti nii kaugele kui võimalik, ei olnud seal ei aerusid ega purjusid, oli vesi ja leib ja lasti otsad lahti. Esimesel korral siis tuul kandis siis noored Kuramaale ja teisel puhul siis Orissaare kanti Saaremaale. Ja Orissaare inimesed läksid siis Peterburi kohtusse ja Kuramaa inimesed läksid siis Riia Kubermaagu kohtusse ja mõlemad poolt üteldi, aga me ei saa midagi teha, sest saarel kehtivad Rootsi õigused ja seadused. Ja nii oligi, siin oli väga karm. Kusjuures sama Luteri usk oli niivõrd tugev, et kirikuõpetaja lausa kirjutas Kuressaarde, tähendab sellise kirja, et kuna kohalikud on muretsenud endale väga palju tigedaid koeri, siis mul ei ole võimalik enam õhtuti magamisaitadest akendest sisse piiruda ja kombrust talitust teha ja nõudis selle suuremat palka. Et tema elu on läinud ohtlikuks. Aga see selleks. Ja siis kolmas oli muidugi see, et Läti pool ei olegi tähendab ühtegi saart ja nad oleks oma keele ja kultuuriga olnud täiesti vales keskkonnas. Et oleks välja surnud. 4. oli see, mida ruhnlased ise välja kauplesid, oli see, et nende noored poisid saaksid oma sõjaväeteenistusega teenida siin samas Tuletorni tuld valvates, ütleme siis selles mõttes. Nüüd järgmine. 1927 ruhnlastele anti perekonnanimed vale. Perekonnanimed olid amsest ajast olemas. Lihtsalt ruhnlased kirjutasid oma dokumentide alla nõnda, et mees kirjutas oma nime. Kui käidi mingit äri tegemas, kirjutas näiteks Johan, järgmine oli peremärgi ja seda kinnitas siis teine mees näiteks August oma peremärgiga. Nüüd Eesti Vabariik hakkas nõudma, et ei mingit peremärke enam, vaid ees ja perekonnanimi tuleb välja kirjutatud dokumentidele. 1930 talumaad möödati kruntidesse, kui siiamaani oligi, tähendab see 30% selle
selle kiriku ja kroonu oma, siis ülejäänud oli nagu kõik ühine. Ühiselt käidi põllu peal, ühiselt käidi metsas tööd tegemas, ühiselt käidi ka siis mere äärest muda toomas põldude peale ja nii ja naa edasi. Nüüd oli võimalus igal talul välja osta endale maa. Vot see on seesama kaart, mis oli siin, ma ei tea, mõned nägid, oli seal sees. Nüüd vastavalt sellele, kui töökas oli ennem perekond olnud, sai endale siis, kõik said võrdselt, selles mõttes kõik said kõik, aga vastavalt siis suurusele. Igaüks sai siis talumaa, tähendab maja ümbrusmaa, metsamaa, siis meremaa, tähendab mereäärse ala ja põllumaa. Selles mõttes olid kõik võrdselt, ainult siis sõltus nüüd summast, tähendab, et kui palju keegi maksis seal pealt. 1940 tulid siia siis punaväelased peale, nad korjasid kokku kõik need püssid ja paadid pandi lukku ja kui keegi tahtiski merele minna, siis üks punaarmeelane istus seal kõrval, et sa jumala eest plehkat ei paneks. Nüüd 8. juulil 1941 ruhmlased kuulevad, et sakslased on ära vallutanud Pärnu linna. Samal õhtul saadetakse üles tuletorni sõnum, et õhtul on küla peal disko. Ja need punaväelased muidugi tulevad ilma relvadeta tantsima. Võetakse nad kõik ilusasti kinni, see üks poiss, kes jäi sinna valvesse, sellega oli juba asi nagu lihtne. Ruhmlased said oma relvad ja paadid tagasi. Nende jaoks jätkus traditsiooniline elujärg. Aga seoses sellega nad said kätte ka endale siis need, ütleme, koodiraamatud või ütleme, šifreeringu raamatud, tähendab, mis tolle ajal siis üleüldselt näpid. Punaväelaste staap oli tolle ajal Saaremaal. Ja nemad märkasid, et miskit on siin Liivi lahes mäda, et liiga palju kaotasin. Ja arvasid, et saar on ära vallutatud sakslaste poolt. Ja erinevatel andmetel nüüd on saare peale tuli siis 600 kuni 900 punaväelast. Saadeti siia dessant, et see saar nagu tagasi vallutada. Ja tuli terve pikk karavan, tuli siis Saaremaalt Sõrvesaarest Mõntu sadamast tuli välja. Kuna need raamatud olid olemas, oli teada, tähendab, millega tegemist on. Sakslased lendasid üle ja lasid põhja ainult selle laeva, mille peal oli see patarei toru, tähendab 315 millimeetrit, tähendab, ainult sellest piisas. Aga nad tulid ikkagi siia koha peale, otsisid saare siis 2 korda läbi, ühtegi sakslast ei leidnud ja siis saadi aru, et selle väikse revolutsiooni on teinud kohalikud inimesed ise. Ja aga nüüd, kuna rinne surus muudki peale, nad olid sunnitud ära minema, siis võeti endaga kaasa siis 5 kõige olulisemat, kõige tähtsamat kohaliku omavalitsustegelast 69. aastal. Paberite järgi on nõnda, et nad leidsid Eesti kõige ilusama Mendelejevi tabeli sealt maasest, et väga hea vesi, reuma vastu, hingamisteede, tähendab, ütleme, mitte vastu, vaid aitamiseks ja naistel günekoloogilised haigused, tähendab, oli seal. Mitte üle 10 minuti vannis, ta tuleb maasest välja 40 kraadi soe, aga kasutada tuleb kuskil 21,6 ja ainult mitte rohkem kui 10 minutit, sest ta on niivõrd vinge, tähendab, omadega. Ja 1971 ilmub spetsiaalne väljaanne siis Eesti loodus Ruhnu kohta ja seal on kirjutatud kogu see tabel, kõik lahti joonistud, kõik on tipa-topa ja viimane lause ütleb, aga tegelikult lootsid entusiastlikud nõukogude teadlased leidasid maagaasi ja naftat. Eestlased rikkusid need puurid ära, sest nad said aru, millal nad hakkavad jõudma. Siin tõesti Läti ja Leedu piiri pealt ju leiti seda ja siin täpselt kujutage ette, mis sul on naftabaas oleks praegu siin võib-olla olnud. Ja siis tellimine käis läbi Moskva ja see oli väga keeruline. Aga samal aastal, 2. novembril, oli siis meeletu torm. Ja algselt siis ENSV valitsus andis 400 000 rubla. Et taastame uuesti, paadid ja kõik olid omavahel ära lõhutud, katused ära lendanud, kõrgud ära kadunud ja siis otsustati ümber. Vastupidi, kõik, mis oli terve, viidi minema siit. Et see oli see, kõigepealt oli endal pinnuks silmas see, et see kolhoos oli saanud 2 punalippu ja tolle ajal siis kolhoosi esimees Theodor Aus suhtus juba otse Moskvaga, Tallinni kõrvale. Ja teine asi oli see, sattus ka selle aja peale, kus kohas väikseid kolhoose hakati siis kokku liitma sovhoosideks. Ja viidigi minema ja mehed läksid sinna tööle ja aasta 1970-71 läksid siis perede järgi. Ja siis hakkavad kilmama ajalehtedes kuulutused. Müüjamaja Ruhnu saare peal. Eriti just nendele kultuuriringkondadele, et kes on siis kunstnikud, arhitektid, restaureerijad, tähendab, et nagu ateljeedeks. Ja praegu elavadki nüüd nende inimeste lapsed oma lastega.
et majad on tehtud nagu korda. Kui rootslased tulid 1991 siia tagasi, siis oli nõnda, ainuke tingimus oli nõnda, et nad kõigepealt tahtsid tegelikult ainult liimaranda. Ja eestlased keeldusid sellest, siis nad võtsid tagasi kõik. Et kui juba nii, siis juba nii. Tolle tülitseti 1990-1991. Aga seal majades, kus kohas oli elu sees, nii et majad nad jätsid puutumata. Niipea kui maja oli tühi, kohe rootslane võttis selle nagu ära, paberid ei olnud nagu korras. Ja praegu ongi nüüd nõnda, et siin on siis praegused inimesed, keda te näete, on siis üle Eesti. Tartu, Viljandi, Pärnu, Tallinn, Hiiumaa, Saaremaa on nagu oma lastega nagu siin tähendab täiesti uus kultuuri, ütleme, ei olegi kultuur ega see keskkond. 1988 majapidamisest said omale telefoni. See oli üks paras naljanumber, tähendab selles mõttes, et siia pandi siis postkontori seina peale see aparaat, sul oli kaart ilusasti, sa tellisid ennem kellaaja ära, istusid, ootasid seal kella 8, siis läksid oma kaardiga sinna, aga asi oli selles, et see saatja oli 40 kilomeetri peale. Siin ei ole ühtegi asja, 46 on alles Läti ja sa said helistada siis, kui mingisugune vaev oli vahel. Läbi avatud eetri. Ja see oli müstiline, tähendab selles mõttes, et kui mina näiteks oma vanematega Saaremaalt tahtsin rääkida, siis nemad kuulsid mind umbes nõnda. Selle vastu aitus ainult üks asi. Sa pidid laulma. Ma tahan 150 kilogrammi tsementi. Meloodia sidus selle ära. Ja mu vanemad said aru, mida ma tahtsin, aga see oli avatud eeter. Ja see tähendab seda, et seda kuulsid Saaremaal ja Pärnus ja tuletõrje, miilits, taksojuhid, kõik. Ja see oli nõnda, et kui ma läksin Saaremaale, istusin taksosse, et kui sa tuled Ruhnus, tahan ma räägin sulle. Mõtlesin, püha müristus, et nemad teavad seda rohkem kui meie elus, kui me ise siin koha peal nagu. Aga see oli selleks. Ja siin on kirjutatud nüüd 24. detsember. Jõulude aeg, siis 1992 lahkuvad siis okupatsiooniväed. See on ka vale. Selles mõttes, et navigatsioonijooega laevade poolt oli ammu lõpetatud. 40 sõdurit ja 10 ohvitseri oma peredega, nad omasid väga suurt radarit ja nende ainuke eesmärk oli siis vastu võtta signaal, kui NATO hakkab siis ründama. No ütleme, raketid hakkavad Rootsist lendama siia poole või midagi sarnast. Ja tegelikult nad ei teinud külas mitte saare peal ka mitte mingisugust halba asja. Pigem nad aitasid jääda ellu nendel, kes tol momendil siia elama jäid veel peale kolhoosi. Sellepärast, et sadam oli lõhutud, õigelt head sadam. Kui siin läks tormiks, siis laevad läksid välja. Merel oli ohutum, sest sadam oli selle tormi poolt kõik need kived nagu täis, et lõhub lihtsalt paadid ära. Ja siia lendas siis, aga venelastel oli oma see helikopteri maandamisplats, Mi-8 tuli siia. Ja siis ruhlased said nende käest siis kõik, tähendab põhimõtteliselt venelased said nende käest siis kapsast, kartulit, kala, piima, porgandit, mune, kõik asju tähendab. Ja eestlased, tähendab, kes olid siin nagu koha peal, said vastupidi siis konserve, piiritust, tubakat, kütet. Tähendab, et nagu üksteist nagu toetati, et ühtegi halba asja nagu ei, selles mõttes ei olnud. Siin oli üks väga suur see nii öeldud emaradar ja 5-6 väiksemat radarit, mis siis nagu abistasid nagu tööd teha. Enamus sissetuleku allikud tuleb praegu siis riigi poolt, et kui hakkame sadamast pihta, et sadamas on siis 2 inimest, ilmajaamas on 2 inimest, lennujaamas on 2 inimest, vallavalitsuses on 3 inimest, see tähendab siis vallavanem, vallasekretär ja raamatupidaja, kes elab Saaremaal. Koolis nüüd teeb järgi siis 2 õpetajat ja direktor. Perearsti meil ei ole praegu, meil on olemas raamatukogu, internetipunkt, siis on olemas metskond, mõlemad on pensionärid, aga nad on nagu nõustajad. Praegu antud. Lasteaeda ei ole, me teame täpselt, kus kohas keegi lapsevanem on vaba, et siis liiguvad lapsed siia-sinna nagu selle kondib. Muuseum, 2 inimest, siis on 2 erapoodi, Liise ja siis Lindapood on seal olemas ja on olemas kirikud, mis töötavad, 1 kirikuõpetaja ja 2 kirikut ja on piirivalve, no ütleme siis piirivalve osa, et seal on siis vastavalt siis vajadustele kas 3 või 4 poissi, tähendab siis ühes vahetuses, üks vahetus on 2 nädalat. Siis lähevad koju, tuleb teine. Ja paljud nendest poistest on siis rohkem teinud, kui mina olen siin saare peale andnud üle 15 aasta.
neid loetakse omadeks poisteks. Tähendab selles mõttes, et nad on, kui nendele häda käes me aitame, kui on meil häda käes, aitavad nemad meid. Nüüd on mul teile paar küsimust. Mis asi see on? Võrgunöör. See on midagi juba nõelad. Valuritel midagi. Selle kivi nimi on, teda nimetatakse Breitšaks tegelikult ja ta on nüüd tõesti siis Osmussaare kõrvalt Neugrundi sellest meteoriidi august. Seal on siis meteoriit ja ütleme siis taevakeha ja maakeha on kokku saanud, on tekkinud see sula, ta lendas sealt välja ja nüüd, kui siis 10-11 000 aastat tagasi oli jääaeg, siis jää lükkas selle siis meie territooriumil, et see on nüüd väike kivi, suur kivi on praegu ranna peal ja tema vanuseks, palju te pakute? On ikka tuhandeid. Ei, miljard on palju. Miljard on palju, tuhandeid ma mõtlesin. Ei, 1000 on vähe. No 9000 oli juba. Ei, 1000 on vähe, me räägime ikka miljonitest. 8 nulli. 8 nulli. Kui see meteoriit ju siia tuli siis ja oli 9000 aastat avastati, see on vist rohkem tagasi. Kusjuures siin käivad turistid õhtuti toksimas, käivad võtmas niimet kosmilist jõudu. On siit ära võetud. Tähendab, selle kivimi, tähendab, selle sulami vanuseks loetakse kuskil 650 kuni 675 miljonit aastat. Et see 15 kuni 20 miljonit on nagu, loogiline eksida. Ära ei hakka murenema. Ja Eesti meteoroloogia ja tähendab instituut on käinud siin 2 korda võtnud proovid ja nad on täiesti kindlad, et see on Breitša ja on Neugrundi sala. Võta ka energia. Kuule, tee minut ka. Kujuta ette, mis see tähendab, et see on. Üle naudi. Uskurem olema. Selma usub ka. Saab kõndida. Selma usub kõik. Meteoriit, tunned energia tuleb tagant. Kas näete, et kust välja tuleb? Tuleb.